Aloha, imelised kaasmaalased, eestlased, teised pool ekraani. Minu nimi Kristel Laksmi-Tettan ja tulemas eetrisse imelisest Texasest. Ja see video on väikene videokutse teile kõigile, kes te olete huvitatud energiatest ja koostöös imelise Ülle Koviniga Meelestuudiost paneme kokku põneva sündmuse, mille pealkirjaks sai energiamaailma saladustest reaalsete muinasjuttudeni. Ja energiamaailm on tõesti täis saladusi ja minu elu on olnud väga suur reaalsete muinasjuttude rada ja me paneme ikkagi kõik selle ilusti mõnusasse kokteili kokku. Ja nüüd, kes olen mina, et siis rääkida energiamaailmast või siis reaalsetest muinasjuttudest? Ma olen sündinud Eestis, kuid enamus oma täiskasvanu elust olen elanud välismaal. Aga samaaegselt olen väga-väga tihedalt ja tihkelt ikkagi toimetanud eestlastega viimastel aastatel loomulikult palju online teel, aga igal suvel tulen ka võimalusel Eestisse, kus on sageli ka mõnusad põnevad retriidid, suvesündmused, seansid, kõik võimalused kogeda erinevaid põnevaid asju minuga koos. Ja nüüd mis ongi mõte selle põneva sündmusega ongi teha selline natukene teine setup, et ta on nagu vestlusõhtu ja mina kui ma veel räägin oma taustast, ma tõesti olen energiatega töötanud teadlikult üle 20 aasta ja algas minul kõik tegelikult ingliteraapiast, ma sain ingliterapeudi sertifikaadi Lõuna-Aafrikast hoopiski, siis toimetasin ja tõin Eestisse aura transformatsiooni aastal 2007 ja olin see, kes tuli hingeliselt seda asja ajas kuni 2011 ja seejärel jätkasin küll aura transformaatorina, kuid aura instruktoriks kuigi õppisin selleks, see jäi kõrvale. Ja sealt edasi tuli tantrameistrite Eestisse toomine, sealt edasi tuli kehameele vaimupuhastustehnikatega toimetamine ja siis oma enda vantra veeteraapia loomine, kus vee ja tantra kokku panin ja lisaks meeletu hulk arvu erinevaid online koolitusi, külluse koolitused, külluse rattakoolitused, suhetest, seksuaalsusest, tervisest, eluülesannetest ja holistilisest küllusest väga mitmes võtmes. Viimati ka hakanud toimetama uue aja numeroloogiaga, samamoodi sisemise pere arhetüüpidega, kellega toimetasin ise individuaalselt oma elus palju aastaid, kuniks tegelikult manifesteerisin oma ellu oma tõelise kuninga ja otsisin teda 14 aastat reisides 30 maale ja lõpuks lihtsalt leidsin ta ülesse või tema leidis minu ülesse imelises Kalurikülas Mehhikos ja see ongi tõesti üks väga-väga põnev reaalne muinasjutt. Ja nüüd viimastel aastatel on lisandunud ka Wildfiti coach imine toiduvabaduse teemaga ja kõik need asjad kokkuvõtvalt ongi, et ma olen ajamas seda liini, et just holistiline teraapia, holistiline kokkupõimine, kõiki need asju, mida ma olen õppinud aja jooksul üle maailma eri kohtades, pluss hästi palju muidugi ka seikluskoolitused Hawaii'l, Mehhikos, Norras, Eestis, Costa Rical ja Hawaii'l päris pikka aega juba regulaarselt toimunud. Nii et kõik need kogemused tõesti aga rahvusvaheliselt on andnud mulle väga-väga suure pagasi, kus on ammutada väga paljusid lugusid, väga paljusid taipamisi, tööriistu ja see õhtu saabki olema õhtu, kus me sellesse sukeldume. Ja me teeme seda natukene teisel kujul, kuna vaim andis mulle juhatuse, kuidas seda täpsemalt teha. Nüüd iga inimene, kes tuleb kohale jõudes, on tal võimalus kirjutada oma küsimus, mis tal selle teema kohta on ja panna see väikesesse loosikaussi. Ja kui sündmus pihta hakkab, siis ma võin teha väikese sissejuhatuse ja siis hakkama lihtsalt sealt loosikausist neid küsimusi võtma.
Ja kui juhtub, et mitte keegi küsimusi ei pane, et siin võibki olla, et ei ole tavaks Eestis, ei ole väga julged inimesed, sa ei pea sinna oma nime alla panema, aga ikkagi võib-olla kardad või mis iganes teema on, siis me saame võtta ette siis need küsimused või teemad, mida ma siis ise olen siin välja pakkunud, mis ma tundsin, võib-olla siis ka vaim võiks huvi pakkuda. Nüüd, kui ma ka siin kergelt need üle käin, siis ei tähenda seda, et see on garanteeritud, et kõik need teemad saab läbi käia, sest meil on tõesti ainult 3 tundi aega ja me tahame seda aega ka austada kõigi jaoks, kuid see on võimalik menüü. Ja nüüd, kui grupp inimesi tuleb kohale, siis minu vaim ja energia tajub ka koheselt ära, et mis on tänased teemad, mis on aktuaalsed nendele inimestele. Isegi kui te ei ütle mitte midagi, siis vaim, see ongi see energiasaladus, on ju. Vaim hakkab ise looma, et vot nendest teemadest võiksid rääkida praegu sellest ja siis toimetada sellega. Ja see võib ka nüüd olla nii, et kui ma mingist teemast hakkan rääkima, siis ma armastan seda teha väga interaktiivselt. Ma kaasan teid sellesse protsessi, küsides küsimusi, toetades mingite mõtetega, just sellepärast, et te saaksite integreerida selle, millest me siis ka räägime. Ja kuna ma olen tegelenud uue energiatega, siis me räägime, mis on võimalusel siis uue energiat, mis on siis uue energiatega toimetamisel teistsugune, millest see tuleneb ja kuidas siis ennast uue energiate kohaselt puhastada ja kuidas paremini end kaitsta, kuidas puhastada ennast vanadest suhetest energeetiliselt ja kui seda mitte teha, mis on siis need ohud ja mis rolli mängivad siis uue ajastu energiates sisemise pere arhetüübid. Ja siin me räägime siis sisemisest lapsest, sisemisest mehest, sisemisest naisest ja mis on konfliktsed energiasüsteemid ja mis on energiate röövsüsteemid ja millised on Eestis aktuaalsed. Ja need teemad võib-olla on tõesti siin väga põlevad, mida võtta ette, kuna mul on endal kogemusi sellega Eestis, mul on klientidel sellega kogemusi, mis on siis sellised asjad, millega võiks natukene olla siis ettevaatlikum. Ja mille suhtes tuleb olla ettevaatlik ka konstellatsioonidega, jällegi isiklik väga sügav kogemus ja siis saan seda jagada. Mis on energiate baasalus, millest alustada energiatööd ja siin ma võingi tuua oma imelise näite, kuidas ma siis manifesteerisin oma kuninga Michaeli Mehhikos ja ta ei ole tegelikult mehhiklane, ta on ameeriklane Santa Barbarast ja kuidas me siis seal imelises kohas kohtusime ja mis sellest edasi sai. Ja mis on energiatöö ohud, kes on vaimolendid, mida nendega peale hakata, kuidas ja mil moel takistab meie arengut kollektiivteadus, mis Eestis on praegu väga-väga tugev ja kuidas toetada regulaarselt oma keha, meelt ja vaimu energiatööga ja kuidas saame energiat toetada toiduga. Et siis võimalikud teemad, aga nagu ma ütlesin, kui sul on konkreetsed küsimused, teemad, saad tulla kohale, panna need loosikaussi ja saame võtta need kõigepealt läbi ja siis vaadata, mis siit nendest üldteemadest siis veel huvi kellelegi pakub. Nüüd väike siis hoiatus ka, et kuna ma olen tõesti ise olnud transformeeritud juba siis üle 15 aasta, see tähendab seda, et ükskõik, kes siis tuleb minu sündmusele, see sündmus saab aktiveerida teid, see saab hakata aktiveerima ka siis, et need vanad asjad, mis teie elus enam ei toimi, hakkavad siis proovima liikuda teie eludest välja peale seda siis sündmust ja siit võib muidugi käivituda väga palju uusi põnevaid teisigi protsesse ja kuidas siis hoiatusena veel, mis ma siis ütlen, ongi tule lihtsalt kohale avatud meelega ja ole siis valmis usaldama, ole valmis kõigeks põhimõtteliselt, et kui juhatus tuleb, siis loomulikult kõik, kes on ruumis kohal, ma alati küsin kõigi käest, kohalolijate käest üle, pluss siis ka vastav inimene, kellega me siis võib-olla tihedamasse vestlusesse satun, et kõigil oleks kõik okei. Minu ülesanne on luua turvaline ruum, täis armastust, täis alohat, täis teadlikkust ja et te kõik saaksite avarduda ja vabaneda selles ruumis siis veelgi rohkem. Ja mis siis veel nüüd, kuidas ja mismoodi käib kogu sündmusele registreerimine, sellest siis saategi kohe väikese ülevaate ka.
ma siin kohe teen väikese esitluse, et jagan teile ka siin seda siis lehe aadressi, et saate siis ilusti vaadata, kuidas see üles leida. Ja siis saategi ilusti toimetada varakult, sest kohti on tõesti ainult 15 praegu. Nii, et siis ma kohe jagan siis siin oma ekraani, üks hetk, see trikitab siin meil. Nii, ja siis saategi vaadata siit, kuidas see siis välja näeb meil. Nii, ja siin te siis näete, on olemas imeline sündmuse lehekülg energiamaailma saladustest siis reaalsete muinasjuttudeni. Ja siin on siis olemas ka kõik registreerimisinfo ja kui sa oled ka kindel tulija, ole ka hea ja vajuta siia going, sest siis annab see meile väga mõnusa ülevaate, et sa oled tulemas. Ja kõik, kes siis registreerivad ilusti, te saate ka mõnusa, ilusa siis kingituse, väikese siis delfiini meditatsiooni minu käest. Ja kogu siis sündmuse info on siin selle moo all, et siis kui vajutate siia, siis avaneb kogu info, kas ja mida teha ja kus ja kuidas. Ja tõesti, kuna kohti ei ole palju, siis 7. juulil Tallinnas, siis olge kindlasti käbedad ja kiired. Ma tõesti Eestis praegu viimati tegin siis sündmuseid 2 aastat tagasi. Praegu sellel suvel on ka hästi limiteeritud, kuna ma tulen selle üldse teise eesmärgiga, siis olge head, registreerige kiiresti ära, siis on teiega korras ja saame siis ilusti edasi toimetada ja mõnusalt juba siis ka füüsiliselt ühes ruumis ja ajas koos kokku saada. Ja nüüd, nagu ma saan aru, Eestis praegu on kõik asjad väga vabad, aga siis ikkagi ka, kui on siis, sa oled ennast kirja pannud, sündmuse päev on käes ja sa tunned ennast natukene kas halvasti või mitte väga tervena, siis ole hea, anna meile teada, et sa vabastad oma koha ja võib-olla meil tekib ka siin täitsa ootenimekiri, siis me anname sinu koha kellelegi teisele, et oleme sellised austavad siis selles suhtes ka. Ja ma olen väga põnevil teiega kohtumise eel ja tulge, räägime energiamaailma saladustest, mis veel on võimalik ja kuidas need reaalsed muinasjutud siis ikkagi siia reaalsusesse tuua. Nii et imeliste kohtumisteni, palju alohat ja olge mõnusad ja olge terved. Mahalo!